Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, kutsutud külalised, arutame täna Riigikontrolli kontrolliaruannet regionaalarengu juhtimine Kagu-Eesti näitel ja kutsutud on siis, palusime ka härra ministri, ta ei saanud, ma saan aru, osaleda, et siis on kantsler proua Triin Kõrgmaa, regionaalarengu asekantsler proua Sigrid Soomlais ja regionaalpoliitika osakonna juhataja proua Kai Kalman-Juttatas ja ministeeriumi regionaalpoliitika osakonna valdkonnajuht Kaire Luht ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja peakontrolör Tambet Trell. Ja ma annaksin sõna siis kõigepealt Riigikontrollile ja siis kuulaksime ära regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esindajate seisukohad. Pole ammu käinud siin. Kõigepealt mõne sõnaga siis auditi lähtekohtades ka, et meil Eestis on juba mitmeid aastaid siis regionaalarengu juhtimise peamiste instrumentidena kasutusel 3 tegevuskava. Need ei ole sellised traditsioonilised riiklikud arengukavad, et on tehtud selline põhimõtteline otsus, et kuna regionaalareng on muude valdkondade suhtes selline horisontaalne teema, millega tuleb siis arvestada, siis riikliku arengukavaga samaväärset dokumenti selles valdkonnas ei ole peetud vajalikuks teha. Et 2 nendest tegevuskavadest on siis piirkondlikud ja 1 üldine. Et kõigile nende kavade koostamiseks on saadud siis ka Vabariigi Valitsuse mandaat. Valitsus on käidud tutvustamas kavadega seotud eesmärke, ootusi. Viimati 2022. aasta jaanuaris valitsuse tasemel on tehtud ka põhimõtteline otsus, et need on teemad, mis vajavad eritähelepanu. Kuid leiti, et need dokumendid tuleks siis kehtestada regionaalministri käskkirjaga. Kavadel on ambitsioonikas eesmärk koordineerida valdkonnapoliitikaid regionaalarengu huvides ja meid siis omakorda huvitas see, et kui hästi see on õnnestunud. Ja kuna kõik need kavad on üles ehitatud ühe sama loogika järgi, nende ülesehitus on üks ja sama, nendel on ka üks ja sama rakendusplaan, siis me otsustasime valida detailsemaks analüüsiks neist Kagu-Eesti tegevuskava. Ja tegime seda osalt ka põhjusel, et kui näiteks Ida-Virumaa suunal on viimastel aastatel arengut toetatud jõuliselt läbi õiglase ülemineku fondi, siis Kagu-Eesti suunal sarnane finantsmehhanism puudub. Ja selle võrra on aktuaalsem ka küsimus, et kuidas seda eritähelepanu on suudetud välja mängida. Auditi sisust kiirelt 2 poolt. Esiteks tahtsime analüüsida siis selle tegevuskava ülesehitust ja toimeloogikat. Meid huvitas, et kas selle kava näol on loodud asjakohane strateegiline tööriist piirkonna arengu juhtimiseks, kuna tegevuskava lõppeesmärk on piirkonna mahajäämuse ja rahvastiku vähenemise pidurdamine, siis meid huvitas ka see, et kas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on hinnanud erinevate meetmete mõju ja siis sekkunud, kui piirkonna näitajad ei parane. Ja teine pool siis puudutas sellist statistilist analüüsi. Vaatasime seda, et kui palju on Kagu-Eesti piirkonda jõudnud siis projektitoetusi riigi vahendusel perioodil 2018-2024. Samuti vaatasime, kui palju on riik investeerinud oma taristusse. Samal perioodil siin me keskendusime elektrivõrgule ja teedele ning vaatasime ka seda lisaks eelnevale, et kui palju piirkonnas on riigisektori töökohti ja kuidas on seal riigiteenuseid viimastel aastatel ümber korraldatud. Ja kõike seda siis raamis suur küsimus, et kuidas neid valikuid on mõjutanud Kagu-Eesti tegevuskava. Mis puudutab Kagu-Eesti tegevuskava ülesehitus, siis alustaks sellest, et strateegiadokumendi kohta on sellel kaval väga omapärane toimeloogika. Kaardistatud on piirkonna probleemid ja neid on üritatud kokku viia valdkonna poliitikate raames juba välja töötatud meetmetega, mitte vastupidi, et meil on probleem ja sellest lähtudes me hakkame kujundama sobilikku meedet. Kokku on kavas defineeritud 16 probleemi. See probleemistik on meie hinnangul võrreldes
ministeeriumitelt, valdkondlikelt ministeeriumitelt saadud infot ja vaadates ka selle piirkonna nii-öelda maakondlikke arengustrateegiaid, see probleemistik tundub adekvaatne, kuid probleemist edasi läheb asi segaseks, et meie arvates puudub konkreetne seos probleemide, meetmete ja seirenäitajate vahel. Kui püüda neid seoseid nagu omal käel luua, mida me auditis tegime, siis me ei leia alati probleemi kõrvale eesmärki, kuhu soovitakse jõuda, või siis nagu meedet, millega seda probleemi lahendada või leevendada. Et kokku siis nagu 16 probleemi, aga väga vähe on nende kõrval Kagu-Eesti spetsiifilisi meetmeid, enamike probleemidest on loodetud siis lahendada üleriigiliste meetmetega ja tekib küsimus, et mis on siis Kagu-Eesti tegevuskava lisandväärtus. See lisandväärtuse küsimus tõusetub ka mitmes muus aspektis siin hilisematel slaididel. Et kui me räägime näiteks seirest, et kenasti on tegevuskavas püstitatud seirenäitajad, et tõsi küll on kujundatud üldise tööhõive, majanduse, rahvastiku statistika põhjal, kõikidele näitajatele on seatud mõõdetavad kontrollväärtused, seireraportites antakse ülevaade, kuidas need näitajad muutuvad. Paraku vähemalt meile tundub, et sellise üldise trendide analüüsi pealt saab väga vähe teada meetmete edukuse kohta. Neid meetmeid on küll vähe, aga siiski tahaks teada, kas need töötavad, mida on vaja muuta, mida on vaja korrigeerida. Et sellist infot seireraportitest välja ei loe. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium selgitas ka meile, et see ei ole nagu eesmärgiks olnud. Aga selle pealt tekib jälle küsimus, et mis siis on selle kava nagu lisandväärtus võrreldes muude arengudokumentidega ja eelkõige nagu just piirkonna arengu juhtimise kontekstis. Ja tahaksin välja tuua ka selle, et seireraporteid on, kui me võtame selle viimase tegevuskava, mis kehtib alates 2022. aastast, koostatud 2 korral. Seal on mitmel juhul seireraportis täheldatud, et mõned näitajad paranevad, aga siis põhjendatakse seda sellega, et on kasutusel olnud üleriigilised meetmed. Ja taas jälle võib küsida, et miks meil on vaja siis Kagu-Eesti kava, kui see eesmärk on juba saavutatav üleriigiliste meetmete rakendamisega. Minnes siit edasi valdkondlike ministeeriumite juurde, nagu eespool mainitud, siis kava üks selline suuremaid eesmärke on koordineerida valdkonna poliitikaid Kagu-Eesti suunal. Ministeeriumid olid võrdlemisi hädas, kui me küsisime, palun tooge näiteid, kuidas Kagu-Eesti tegevuskava on teie valikuid mõjutanud. Toodi väga väheseid näiteid. Sotsiaalministeerium siin viimastel mõned aastad tagasi on näiteks rakendanud seal toetusmeedet piirkonna sotsiaalteenuste arendamiseks, et see oli spetsiaalselt disainitud Kagu-Eestile. Aga üldiselt tuli vastuseks selgitus, et piirkonna probleemid ei ole unikaalsed, valdkondlike ministeeriumite jaoks tunduvad universaalsed ja neid on siis ka vastavalt püütud leevendada üleriigiliste meetmetega. Lõime kokku siis ka numbrid, et kui palju on tehtud taristu investeeringuid Kagu-Eesti piirkonda, nagu eespool mainitud, me keskendusime elektrivõrgule ja kohalikele teedele, või mitte kohalikele, vaid riigiteedele piirkonnas, et kuna need on valdkonnad, kus siis murekohad tunduvad suuremad, meediast on läbi käinud ka, et Kagu-Eesti inimestel tuleb võrdlemisi sageli arvestada sellega, et elekter on ära. Kui me vaatame elektrikatkestusi perioodil 2018-2024, siis kõik 3 Kagu-Eesti maakonda on pingere tipus 1000 tarbimiskoha kohta elektrikatkestustega. Teada-tuntud on ka Kagu-Eesti kruusateed, et kui võtta kruusateede osakaal riigiteede kogumis, see on 35-45%, et võrdluseks näiteks Harjumaal on 2%. Mis puudutab elektrivõrgu näitajate analüüsimist, et siin me siis tuginesime Elektrilevi andmetele, kuna põhivõrgust on otsetarbimist vähe ja see jaotusvõrk kuulub põhiosas Elektrilevile. Nendelt saadud andmete kohaselt siis on võrgu töökindluse tõstmiseks investeeritud 2018-2024 kokku circa 44 miljonit eurot. Ja kui vaadata siis investeeringuid liinikilomeetri kohta, siis võrreldes seda Eesti keskmisega, et siis Valgamaal on investeeritud natuke rohkem, Võru ja Põlvamaal natuke vähem. Et üsna Eesti
keskmise lähedalt. Kui vaadata ka seda, et kui palju on siis nii-öelda ilmastikukindlaks ehitatud võrgu osakaal, siis see on Kagu-Eestis 70-75%, et see on ka üsna nagu Eesti keskmise lähedane. Aga mida siin nagu rõhutada tahaks, et neid investeerimisvalikuid pole kuidagi Kagu-Eesti tegevuskava mõjutanud, kuigi ühe probleemina on Kagu-Eesti tegevuskavas see valdkond välja toodud. Investeeringuobjektide valikuid tehakse Elektrilevi süsteemis riskipõhiselt, seal on väga erinevad komponendid, üheks oluliseks näitajaks on tarbimistihedus, ehk siis mis näitab seda, et kui palju tarbimist on mingisse piirkonda nagu koondunud ja siis näitab nii-öelda riskide ulatust. Ja Kagu-Eestil siin nendes valikutes mingit piirkonnapõhist eelist ei ole. Riigiteede ka põhimõtteliselt sama lugu, investeeringute summa kokku 118 miljonit, kruusateede remonti ja mustkatete ehitamisse on läinud sellest 39 miljonit. Ja samamoodi Kagu-Eesti tegevuskava neid valikuid ei ole mõjutanud. Objekti valikul on aluseks nii-öelda valdkonna põhine spetsiifika, juhendid, detailsed, kus siis kesksel kohal on liiklussagedus, mis sarnaselt nagu elektri võrgus investeeringuobjektide valikule siis näitab seda, et eelistatakse piirkondi, kus väljamineku mõjuulatus on suurem. Ja Kagu-Eestil siin ka ega ka mingil teistel piirkondadel tegelikult mingit sellist piirkonnapõhist eelist ei ole. Mis puudutab siis nii projekti toetusi, et 2018-2024 jõudnud neid piirkonda päris arvestatavas mahus, kokku summa 262 miljonit, circa 180 erinevat meedet, toetatud projekte üle 5000. Summa on ilmselt suuremgi, kuna vaatasime vaid põhilisi rakendusüksusi, nagu siin slaidi peal on ka välja toodud. Mis nagu äramärkimist väärib on see, et väga vähe on nende hulgas siis Kagu-Eestile spetsiaalselt disainitud meetmeid, kokku 5 meedet, millele kulus siis 6 miljonit eurot. Need erimeetmed kindlasti väljendavad eritähelepanu Kagu-Eestile, kuid nende maht on väga väike. Ehk siis valdav osa sellest toetusrahast on tulnud piirkonda läbi selliste meetmete, kus jällegi Kagu-Eestil mingit piirkonnapõhist eelist ei ole ja valikuid on siis suunanud nii-öelda valdkonnapoliitilised otsused, mis puudutavad probleeme nii-öelda selles valdkonnas nagu tervikuna. Nagu öeldud, siis vaatasime ka seda, et palju seal töökohti, riigisektori töökohti piirkonnas on, kuna see on ka oluline näite, seda on mitmel juhul toodud välja ka maakondlikes arengustrateegiates, mis piirkonna 3 maakonnas on koostatud. Eelmise aastal oli neid töökohti seal circa 3900, enamik SOM-i ja SIM-i valitsemisalades. SOM-il siis teatavasti haiglad ja SIM-il pääste ja politsei. Et riigisektori töökohtade paiknemine üle Eestis on üldiselt suhteliselt sünkroonis rahvastiku paiknemisega, et kõikides maakondades on see enam-vähem samasugune, Tartu on natuke erinev, aga Kagu-Eesti üldiselt muust Eestist väga ei erine. Vaatasime ka, millised on need muutused trendid olnud viimastel aastatel, et siin võib välja tuua seda, et Valgamaal ja Võrumaal on mõneti olnud kasvav see ja siis Põlvamaal on vähenev olnud, aga kui võrrelda nagu muutuse ulatus, siis mingit drastilisi vahesi ülejäänud Eestiga meile silma ei hakanud. Vaatasime ka seda, et palju on piirkonnas nii-öelda riigiasutuse teenuskohti. Lugesime eelmise aasta sügisseisu kokku, et neid oli 18, et enamasti ollakse kohal siis kõigis maakonnakeskustes ja kõige rohkem Valga riigimajas on neid esindatusi 17. Kindlasti on kõik tähele pandud ja meediast on läbi käinud, et viimasel ajal on seda esindatust seal ka koomale tõmmatud, et kas siis on büroosid suletud või on vähendatud nende tööaegu. Kõige tugevamalt seal piirkonnas on pihta saanud selles Põlvamaa, Maksu- ja Tolliamet pani seal oma kontori kinni, Sotsiaalkindlustusamet pani kinni, samamoodi oma büroo ja ka kohtumaja Põlvas suleti. Sellised muutused on olnud ka mujal Eestis, aga mida siin jällegi tahaks nagu esile tõsta, siis Kagu-Eesti tegevuskava ei ole suutnud selliseid kärped seal tagasi hoida. Samas kui vaadata, tegemist võib olla arengutega, mis siis mõjutavad neid probleeme, mida tegelikult
Kagu-Eesti tegevuskavas esile tõstetakse. Ja siis kokkuvõttes, et meie arvates ei ole see Kagu-Eesti tegevuskava toimiv tööriist piirkonna arengu suunamiseks. Vähe on piirkonnaspetsiifilisi meetmeid, vähe on ka näiteid sellest, kuidas see kava oleks valdkondlike ministeeriumite valikuid mõjutanud. Ei ole tegelikult ka hinnatud nende väheste meetmete mõju piirkonna probleemidele. Näiteks kui lüüa kokku eespool nimetatud perioodi projektitoetused ja taristuinvesteeringud, siis saame summaks 420 miljonit. Siin iseenesest ei ole väike number, aga me ei tea, kuidas on see lahendanud piirkonna probleeme või kas on tehtud üldse õigeid asju. Ja meie arvates selline formaat, sellise tegevuskava formaat, mis tegelikult ei too praktilisi lahendusi probleemidele, aga kirjeldab neid üksnes, et see on tegelikult ka avalikkuse jaoks veidi eksitav, sest jätab mulje, et probleemid on teada, nende lahendamisega tegeletakse, kuigi tegelikult ei ole probleemidega meetmed omavahel konkreetselt seostatud. Ja leidsime ka seda, et kuna need ülejäänud tegevuskavad, Ida-Viru tegevuskava ja regionaalse arengu tegevuskava, need kõik on üles ehitatud sama mustri järgi, siis see järeldus tegelikult on ülekantav ka nendele kavadele. Ja tegime soovituse regionaal- ja põllumajandusministrile, siin on nimi natuke valesti kirjutatud, et valitsuse tasemel tuleks algatada arutelu, et kuidas nende tegevuskavadega edasi minna, et meie arvates nad oma eesmärki sellisel kujul ei täida. Tuleb tunnistada, et ühe valdkonna ministri käskkirjaga ongi raske tekitada sellist jõuvõlga teiste valdkondlike ministeeriumite mõjutamiseks. Et põhimõtteliselt on kaks valikut, et kas panna need tegevuskavad siis kokkulepetega valitsuse tasemel nii-öelda toimima, nagu peaksid õiged strateegiadokumentid toimima, või siis, kui see ei ole võimalik, selleks puudub tahe, et siis meie arvates võiks sellistest dokumentidest loobuda. Et vähese mõjuga strateegiadokumente ei ole Riigikontrolli arvates vaja, et need üksnes koormavad riigihaldusaparaati. Aitäh! Nii, aitäh ja ma annaksin sõna siis Regionaalministeeriumi esindajatele, et siis peegeldada seda Riigikontrolli kontrolliaruande paatost. Aitäh! Näitaksin hea meelega ka paar slaidi. Kõigepealt aitäh Riigikontrollile nende tähelepanekute ja selle auditi eest, et me põhijäreldusega kindlasti nõustume, et ei ole piisavalt mõjusad need tööriistad sellisel kujul. Ja tegelikult probleem on ju laiem, ei ole ainult ühes või kahes tegevuskavas. Ja see on ka meie jagatud mure ja sellepärast me võtame neid leide kindlasti väga tõsiselt, neid tähelepanekuid. Korraks pilti laiemaks tõmmata ka, et miks need kavad üldse ellu on kutsutud ja mis regionaalpoliitika eesmärk laiemalt on siis vähendada tegelikult Eesti sisemisi arengulõhesid piirkondade vahelisi. Et siin on hea ülevaade, kohe on näha, et seal tabeli lõpus tegelikult see Kagu-Eesti nurk on põhinäitajate poolest päris punane, aga tegelikult suurim regionaalne lõhe on Harjumaa ja muu Eesti vahel. Ja need näitajad või ütleme, et need näitajad on järjest ajas halvenenud ja need lõhed on järjest suurenenud ja Kagu-Eesti kindlasti on üks piirkond, kus olukord on teravam ja tegelikult on regionaalpoliitika eesmärk, et kõikjal Eestis oleks võimalik siis teha tasuvat tööd ja tarbida kvaliteetseid avalikke teenuseid ja elada meeldivas elukeskkonnas. Nüüd lihtsalt laiema pildi mõttes võib-olla see välja tuua, et ühelt poolt me räägime nüüd siin Kagu-Eestist täpsemalt praegu ja selle Riigikontrolli aruande kontekstis ja Kagu-Eesti tegevuskavas on konkreetsed meetmed,
Need on kõik auditis tegelikult ka loetletud, mis on sündinud sellest Kagu-Eesti tegevuskavast tegelikult, et ta ei ole olnud ka täiesti kasutu, et sealt on mitmeid projekte ja algatusi sündinud, näiteks Kupland kaugtöövõrgustik, Kood Võru, mis siis on projekteerimise selline õpikeskus või programmeerimise õpikeskus, tegelikult ka mainiti juba siin Riigikontrolli poolt Sotsiaalministeeriumi erimeetmeid, et ütleme, tähelepanu pööramiseks ja tõstmiseks üksikuid projekte Kagu-Eestisse kindlasti on suunatud. Küsimus ongi, kas see on piisav, et üksikprojektidest arengulõhede tasandamiseks ei piisa ja meil on kindlasti vaja paremat ja süsteemsemat lähenemist. Nüüd piirkondlikust koostööst laiemalt, et mida veel Kagu-Eesti suunal tegelikult oleme teinud, et mitmel aastal on selline ütleme, kohtumiste, seminaride, arutelude tsükkel nagu ametnike välitööd ja mitmel aastal, ka eelmisel aastal on need olnud Kagu-Eestis, kus siis tegelikult Kagu-Eesti jaoks olulisi teemasid tõstatavadki kohapealsed organisatsioonid ja inimesed ja kohale on kutsutud erinevad poliitikakujundajad, erinevad ministeeriumid ja kohapeal siis arutatakse neid probleeme ja võimalikke lahendusi koostöös ja möödunud aastal Kagu-Eestis need välitööd ka septembris toimusid. Ja me tegelikult ka oleme need soovid sealt üles korjanud ja tegelikult adresseerime neid siis ka regulaarselt teistele ministeeriumidele, küsides siis, kas nende teemadega on tegeletud ja kuidas neid on siis valdkonnapoliitikates arvestatud, neid Kagu-Eesti muresid. On ka erinevaid teisi, meil on näiteks maakondlike arenduskeskuste koostöövõrgustik, kus siis on regulaarsed kohtumised ja muud formaadid, kus me siis tegelikult hoiame seda kontakti poliitikakujundaja ja kohaliku tasandi vahel. Ja mainida tahaksin ka Lõuna-Eesti arengulepet, mis oli ka põgusalt Riigikontrolli aruandes mainitud, et see tegelikult ei ole selline, see oli pilootprojekt, mida OECD aitas meil teha ja selle tuum tegelikult oli selline mitmetasandiline otsustamine ja see on ka üks koht, kus need poliitikavalikud, ka OECD järeldas selle projekti tulemusena, et Eestis on valdkonnapoliitikad on ruumipimedad, mis tegelikult tähendab seda, et valdkonnapoliitikaid väga palju disainitakse ülevalt alla ministeeriumides ja ei arvestata piirkondlikke eripärasid ja vajadusi piisavalt. Ja see arengulepe tegelikult ongi selline mitmetasandi koostöö piirkonna ütleme, vajaduste kaardistamiseks ja prioriteetide seadmiseks, et ühe laua taga siis istuvad omavalitsused, kohalikud ettevõtjad, ülikoolid ja tegelikult ministeeriumide esindajad ka. Et juba algusest peale siis see valdkonnapoliitika kujundamine arvestaks neid piirkondlikke vajadusi, et hetkel kõik valdkonnapoliitikat täiel määral siis seda ei tee, ütles OECD. Ja nagu ma ütlesin, meil oleks siis vaja tegelikult rohkem sellist süsteemsust, mitte projektipõhist lähenemist ja selleks me siis soovime arengulepete mudelit kindlasti edasi arendada, mis tegelikult toobki selle poliitika kujundamise protsessi algusesse kõik osapooled kokku. Oleme välja töötanud ka idapiirialade probleemistiku sellise analüüsi teinud, see on meie kodulehelt ka saadaval, mis vaatabki, et millised probleemid on spetsiifiliselt nüüd idapiiriga piirnevatel aladel ja kuidas neid lahendada saaks. Ja tegelikult siis on meil olemas ka erinevad valitsuskomisjonid, mille tööd Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koordineerib ja üks nendest siis on Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks loodud valitsuskomisjon, mis küll on keskendunud võib-olla kitsamalt, ütleme, Setomaa piirkonnale seni. Ja mis siis järgmised sammud siis Riigikontrolli auditi valguses meie hinnangul peaksid olema, et kindlasti läheme valitsusse ka nende mõtetega, nagu Riigikontroll soovitas,
ja pakume seal välja, kuidas need tööriistad saaksid siis senisest mõjusamad olla. Ja üks ongi väga oluline siin see juhtimisaspekt ja juhtimistasand, et kuidas me siis regionaalpoliitikat juhime, kus ütleme, valdkonnapoliitika kujundamise faasis neid regionaalpoliitilisi probleeme ja keskendumist ühele või teisele piirkonnale arvestatakse. Et täna tegelikult ongi nii, et regionaalpoliitikat juhitakse siis dokumendiga, mis on siis allkirjastatud üksnes regionaal- ja põllumajandusministri poolt ja see ei ole ka teistele osapooltele piisavalt siduv, et tegelikult nagu ka Riigikontroll viitas, ei ole ka meie strateegiadokumentides õiget kohta või head kohta siis regionaalarengu tegevuskaval või regionaalpoliitikal. Ja me näeme, et selle regionaalarengu süsteemsema käsitluse peaks tooma valitsuse tasandile, et kuna regionaalpoliitikat tegelikult ei saa teha ainult ühes ministeeriumis, et meil on tervikpilt küll olemas probleemidest, aga lahendused tegelikult on suuresti ka teiste valdkonnaministeeriumide käes, kui me räägime sotsiaalvaldkonnast, haridusvaldkonnast, transpordist, millest iganes. Et tekiks see parem sidusus ja selgem vastutus ka. Et tänases, kui me vaatame neid strateegiadokumente ka, siis Eesti 2035 tegelikult seab need horisontaalsed sihid, aga see regionaalpoliitiline aspekt, kui me liigume siis allapoole konkreetsemaks valdkondlike strateegiate ja programmide poole, siis ta seal lõpus läheb kaduma. Investeeringute vaates, et regionaalne mõju peab siis jõudma ka eelarve ja investeeringu otsustesse kindlasti, et teadlikumalt siis riiklikes investeeringutes arvestada piirkondlikku mõju ja regionaalset mõõdet tuleb kindlasti tugevdada ka Euroopa Liidu vahendite planeerimisel, et me oleme siin tegelikult veidi paremaks läinud riigina, et kui me vaatame siin möödunud Euroopa Liidu rahastusperioode, siis lõviosa Euroopa Liidu vahenditest läks Harjumaale, mitte väljaspoole Harjumaad. Nüüd sel Euroopa Liidu rahastusperioodil on valitsus otsustanud, et vähemalt 40% ettevõtlustoetustest peaks liikuma väljaspoole Harjumaad ja Tartu piirkonda, et anda ka suuremat regionaalset tõuget. Ja me näeme tegelikult, et uuel perioodil peaks veel jõulisemalt neid kokkuleppeid tegema, et see Euroopa Liidu vahendid jõuaksid siis sinna, kus need arengulõhed on kõige suuremad ja aitaksid siis seda arenguhüpet seal teha. Ja see riigiplaan tegelikult viitabki sellele uuele perioodile, et uue perioodi rahastuse kavandamine siis praegu siis käib läbi riigiplaani koostamise. Et sinna me vastavad ettepanekud oleme teinud ka. Ja kohapõhisus samamoodi väga oluline ja see on see sama asi, mida OECD on ka meile rõhutanud, et kuidas saada valdkonnapoliitikaid kujundada nii, et nad arvestaksid tegelikult ka piirkondlike vajadustega päriselt ja et võimendaksid ka või kasutaksid ära piirkondade arengupotentsiaali, et me tegelikult ei räägi siin ainult sellisest vaesemate järele tirimisest, vaid ka arengupotentsiaali kasutamisest ja siin me näeme, et see arengulepete mudel edasiarendustega võiks kindlasti olla abiks ja idapiirialade väljakutseid ka tuleks kindlasti eraldi arutada ja võib-olla sellise kohapõhisuse hea näide on ka õiglase ülemineku fondi otsuste tegemine, kus siis tegelikult selles otsustavas komitees on esindatud erinevad sektorid, erinevad organisatsioonid ja tegelikult see projektide järjestus ja raha paigutus siis teatud määral käibki küll valitsuse poolt otsustatud kava raames, aga selle kava sees siis otsustest saavad kaasa rääkida erinevad piirkonna sektorid ja esindajad ja sektorid ja organisatsioonid. Aitäh, minu poolt hetkel kõik. Nii, aitäh, proua Ingerainen siis selle alas.
Suur aitäh selle ülevaate eest, et olukord on nukker jah. Kagu-Eesti inimesed esiteks tervelt elatud eluaastad on neil tunduvalt väiksemad, et kui mujal Eesti on juba jõudnud keskmise mõttes 58-ni, siis seal on ta ikkagi 50-52. Ja teine näitaja, et ka siis oodatav eluiga on peaaegu 10 aastat vähem. Meestel veel suurem on see vahe. Ja ma olen nagu mõelnud, et kuidas võiks või mis nende arengupotentsiaal oleks, mida saaks ära kasutada, et seda rahvast nagu tõesti toetada. Et ma olen ise käinud seal nõustamas, et võiks Võrru tekkida tervisekeskus, toona seda ühisosa leida oli ikkagi väga-väga raske ja et need inimesed koos tööle saada, et nüüd ta täna ongi, et hoone on väga ilus ja võimalused on, aga need väiksed firmad, kes seal sees on, ega nad kokku töötada ei taha. Ja kui ma vaatasin ka, et kuhu siis Kagu-Eesti inimene või milles seda sureb, siis on sellised nagu mujal Eestis näitajad, näiteks tubaka tarvitamine on seal ääretult kõrge. Alkohol, kui meil siin Harjumaa võitleb muidugi narkootikumidega, seal lihtsalt ei ole nii palju raha, et seal seda oleks. Aga et te mainisite ära ka, et vaadata nagu seda potentsiaali, et mis seal on, et mis see siis on, et mida ka mina, tervishoiupoliitik rohkem saaksin silmas pidada või ütleme, et Võru haigla on kõige suurem tööandja, aga haigla mõjud otseselt rahva tervisesse on suhteliselt väiksed. Et tubaka tarvitamist ikkagi mõjutab kõige rohkem see keskkond, see ümbritsev sotsiaalne võrgustik ja et kuidas nagu sinna mõjuda või mis need riigi võimalused on? Aitäh selle küsimuse eest. Hästi selline, me oleme arutanud päris palju ka piirkonna esindajatega, et kus see potentsiaal seal võiks peituda ja eks see on ka ju, igal piirkonnal on siin oma tugevused, et kui me räägime näiteks ettevõtlusstruktuurist, siis kindlasti on sektoreid, mis paistavad välja näiteks nagu turism või puidusektor ja igas valdkonnas kindlasti on need tugevused. Ega neid ehitada ka niimoodi ei saa, et ministeeriumist öeldakse, et see tulebki kohalike organisatsioonidega koostöös edasi viia, see potentsiaali arendamine, et aga selleks peaksidki olema ka kõik ministeeriumid kaasas, et neid arutelusid pidada ja need suunad valdkonna poliitikates ka kinnistada. Et kui siin on ka näiteks võib-olla Sotsiaalministeeriumi vastutusalast, või näiteks ka Haridusministeeriumi vastutusalast, et seal on tegelikult ka ju reforme ja mõtteid, kus ütleme võrgustikku, kas siis haiglavõrk või koolivõrk ümber kujundada siis nii, et ongi erinev spetsialiseerumine erinevas piirkonnas vastavalt näiteks kas siis õppekavadele või sotsiaalvaldkonnas teistele valdkondadele, et seda tulebki piirkondade ja valdkonnaministeeriumidega koostöös kokku leppida ja arendada. Korra veel nagu Antile, et teistes regioonides on, kui me võtame selle sama Sotsiaalministeeriumi, Haridusministeeriumi, et näiteks jube hea on Pärnu näide, kus on siis haigla asunud ise õdesid õpetama koostöös tervishoiu kõrgkoolidega, aga Võrumaal kipuvad lapsed juba keskkoolist näiteks ära minema Tartusse ja tagasi nad tulla ei taha, et me oleme väga palju mõelnud, et Kreutzwaldi kool on niivõrd hea, tegelikult ei ole nagu sellel õppekvaliteedil ju, aga mis see poliitiline hoob oleks, et neid ei saa ju ka sunnismaiseks teha. Et mulle tundub, et nad lähevad juba väga varakult nagu Tartu poole ja siis on hästi raske nagu sinna neid tagasi saada või nagu sinna tekitada nagu uut elu või siis projekte.
Meil on nii palju vastajaid. Et ma tahtsin paari asja kommenteerida. Esiteks ma tahtsin seda välja tuua tegelikult Sotsiaalministeeriumi kiituseks, et nad on üks väheseid ministeeriume, kes on üldse oma arengukava tasemel toonud välja eesmärgina piirkondlike erisuste vähendamise ja seda mõõdab. Ja see on just nimelt see tervelt elatud eluaastates. Ehk siis, et see on nagu tegelikult baaseeldus, et riik oma poliitikates üldse neid piirkondlikke erisusi arvestab, on see, et see on kuidagigi valdkonna arengukavas, mis on eelarve kasutamise aluseks eesmärgistatud. Et selles mõttes isegi võib-olla tervisevaldkonnas on olukord parem. Ja ma tahtsin seda, et meil on nagu ametnike tasandil olnud erinevaid siin kohtumisi, arutelusid nii riigiplaani võtmes kui muudel teemadel, näiteks Idapiiri raporti koostamisel. Et ma tean, et Sotsiaalministeerium mitmeid nii-öelda reforme on ettevalmistamas, pakkumas, puudutab see siis erinevate teenuste koordinatsiooni, ka ennetustegevust, rahvatervise probleeme, et selles mõttes, et ongi see, et ideid on palju, aga eks riigieelarve lõpuks jääb oma piirid ja samamoodi just selle Kagu-Eesti ütleme siis gümnaasiumiõppe maine ja teemal ka haridusministeerium on öelnud, et neil on tegelikult plaane võttagi just see Kagu-Eestis, just see gümnaasiumihariduse maine ja see kohalike noorte valmisolek jääda oma piirkonda õppima, kus tegelikult saab head haridust. Et see on nagu neil täitsa olnud jutuks, et see on üks plaan, mis neil on, et kahjuks täna siin ei ole ei Sotsiaalministeeriumi ega haridusministeeriumi ega nende ministeeriumite esindajad, kes siin, ma ei tea, kruusateede ja muude probleemidega tegelevad, et nad kindlasti ise oskaksid paremini rääkida. Siinkohal siis ma Kairet veel ka täpsustan, et jah, et ka Kagu-Eesti välitöödel oli meil Sotsiaalministeerium kaasas ja see tervikvaade ja see, mis tervisemuredega, et see ennetustegevus on hästi oluline, olles ise seal töögrupis ka osalenud, et just ongi see ennetustegevus ja need reformid, mida Sotsiaalministeerium planeerib ja haridusministeerium ka samamoodi on kaasatud ka meil regionaalse koostöökoja tegevustesse, kus nad just äsja tutvustasid meile oma nagu plaane uue perioodi osas ja me ise näemegi, et me hoiame hästi näppu peal kõikidel reformidel, mida riigi plaani raames planeeritakse, et meil eraldi vaatame kõik üksipulgi, oleme kõik reformid vaatanud, kus on see mõju ja regionaalne vaade, mis on meil olulised reformid, mida tulevikus ellu viia, et mõjutada neid sotsiaalmajanduslikku olukordi ja haridusministeerium ise tõi välja, et sotsiaalmajanduslik lõhe suurendab ka seda neet- ja hariduslõhet, et nendele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ja me hetkel näeme, et see on see riigiplaani planeerimine, kus me oleme praegust oma peamise fookuse seadnud. Nii, Anti Alar. Aitäh, et kõigepealt Eurovisiooni lainel siis 12 punkti Riigikontrollile tõesti siiralt aitäh, et kindlasti ma ei taha ka kritiseerima hakata ministeeriumi, et see Kagu-Eesti tegevuskava algus, mõte, idee ja see nii palju, kui ametnikel oli võimalik teha, on tegelikult ju ära tehtud. Ja et spetsiaalne tähelepanu tegelikult tõesti ministeeriumid on korduvalt käinud ka koha peal, teenuste ametnikud saavad sellest ka aru, milles on probleem, aga milles see lõplik häda on selles, et siis, kui läheb selleks reaalseks programmide tegemiseks ja raha jaotamiseks, siis kümnetel erinevatel põhjustel seda raha kas ei jätku või ei soovita siis spetsiaalselt sinna tegelikult panna. Ja see ongi see ju, et see 5 või 6 miljonit, ma ei tea, 6 aasta peale, me saame aru, et sellega ei tee mitte mingit muutust, võrreldes teistega erinevalt on ju, et see on hea, et needki on olnud. Nendest on võetud ju maksimum välja ja ühte teist on nagu saavutatud. Aga ma toon mõned lihtsalt nagu näited, kui ma olen ise selle valdkonnaga tegelenud päris palju, et peamine probleem on see, et kas valitsus eesotsas peaministriga ütleb, et selline arengukava on olemas ja kas ta prioritiseerib seda. Et on Eestis olnud valitsusjuhte, kes on seda veidi rohkem teinud. Viimastel aastatel ei ole see nii hästi olnud, aga nii on, midagi teha ei ole. Et eks kuigi sellest samast erakonnast on 6 või 7 liiget sealt praegu hetkel valitud, et sellest ei tunne üldse. Kes need? Eks loed üle siis, ei hakka nimest nimetama siin, aga nii paraku ju on. 6 Riigikogu liiget on vähemalt peaministri parteist ju valitud. Hetkel Riigikogu koosseisus, aga see selleks, et ma lihtsalt toon nagu selle näite ka, et Lõuna-Eesti arengulepe.
milles ju probleem on, mille vastu siis mina ja paar Riigikogu liiget veel ja siis Kagu-Eesti omavalitsusjuhid on siis toimunud nagu viimastel aastatel. See mure on ju olnud selles hoopis, et ministeerium ütleb ühelt poolt, et erinevad koosseisud, et olge head, otsustage ise see. Aga küsimus on ju selles täna, et Kagu-Eesti inimesed on korduvalt ja korduvalt palunud selle arenguleppe kokkupanemise käigus, et sellest arenguleppes tuleks eritähelepanu just Kagu-Eestile. Aga praeguses formaadis see viimanegi tähelepanu üritab sealt ära hajuda. Et me oleme nii palju tänaseks suutnud sinna sisse nõuda, et Kagu-Eesti saaks nagu oma programmi, midagi siis Ida-Viru programmi taolist või midagi sarnast on ju. Aga et kui nüüd visatakse heas mõttes või veidike ütlen ka otse välja niimoodi, visatakse selline raha, siis tegelikult see raha vastavalt rahva arvule hajub terve Lõuna-Eesti peale laiali ja kui ei tule valitsuse poolt, peaministri poolt, regionaalministri poolt väga tugevad suunist, et enamus sellest rahast peaks minema Kagu-Eestisse nende samade probleemide lahendamiseks, siis ka sellest ei ole eriti palju abi. Veidi on võib-olla, et me oleme kõigest väest isegi seda protsessi kinni hoidnud selleks, et ükskord see tähelepanu ja teie see praegu tähelepanu juhtimine läbi selle auditi on sellele abiks kindlasti, et aitäh veel kord. Ja siis toon veel ühe näite juurde, et üks asi, miks Eestis on ju mitu perioodi juba need NUTS 1, NUTS 2 regioonid mujal pool maailmas vaesematele piirkondadele juba läbi nende eraldatakse raha rohkem. Eestis on kogu aeg olnud siis nagu suurpoliitikute retoorika, et meil ei ole vaja, paneme ühte perioodi, et küll me ise siis otsustame, aga kui läheb otsustamiseks, reaalseks seda Euroopa Liidu programmperioodi raha jaotamiseks, siis nagu me nüüd nägime siit igalt poolt mingit spetsiaalset märgatavat raha eraldamist siis sellele viletsamale poolele ei tule. Ja nüüd on järjekordselt, iga kord sõidetakse sellest üle, sellepärast, et seda raha tegelikult pärast ei jaotata. Nüüd väike lootus on, et võib-olla läbi selle ettevõtlusprogrammi, aga need olid need lihtsalt sellised esialgu minu tähelepanekud ise seal elava inimesena ja selles kogu aeg mures sees oleva inimesena. Aitäh. Nii, proua Inger. Lihtsalt kasutan juhust ja küsin Anti käest, et kes on seal see koostööpartner, kellega peaks siis neid asju ajama, et 2015 sai ära otsustatud, et tõesti tekivad tervisekeskused, need said piirkondlikult, seda raha ei saanud mitte keegi teine võtta, et ikkagi see piirkond saab selle raha, et teha tervisekeskus. Ja toona oli siis, et piirkonnas erinevad need firmad, erinevad osapooled ei tahtnud keegi seda vastutust ja seda menetlemist võtta. Ja neid oli nagu võimatu, ütleme selle poole pealt kokku viia. Praegu ma võitlen Antsla tervisekeskuse eest, et sinna jääks see tegevus ja see asi olema. Aga et kes see koostööpartner oleks? Kas peaks minema kohalike omavalitsuste juurde? Samas neid kohalike omavalitsusi on seal suhteliselt palju, ütleme tervishoiuteenuse mõttes, et või on selleks mingi muu koostöö kogu, et kes on see partner, kellega nagu arutada neid selliseid suuremaid investeeringuid või sest praegu me võitleme, et uuest sellest Euroopa Liidu rahast kindlasti tuleks erihoolekande, statsionaarse erihoolekande poole peale raha. Aga kellega koos seda nagu seal arutada? Ja, aitäh, et reaalse nagu elu pealt siis nagu näide, et minu teada esmatasand nagu tervishoid on riigi vastutada. Reaalses elus tuligi ju selleks, et täna on Võrus olemas korralik perearstikeskus, võttis eest Võru linn, pani ka sinna koos siis Võru valla ja Rõuge vallaga reaalselt raha, ehk siis võttis üle riigi funktsiooni, kuna riik kujundas sellise meetme, et omavalitsuse oma ülesannete rahast pidi aitama siis seda esmatasandi tervisekeskust tekitada. See on üks osa reaalsest regionaalpoliitikast, et mis
juba niisuguse programmi koostamise käigus öeldi, et kui tahate üldse seda raha saada, siis võtke oma ülesannetest raha ja pange siis riigi ülesannete täitmiseks. Ja et täna see üldse seal olemas on nende omavalitsuste meeletu initsiatiivi ja ega meil tuli ka ju volikogu tasandil seda meeletult kaitsta, et see üldse sinna tekiks. Nii et see on reaalne elu, et tegelikult riik on lihtsalt oma ülesande vaikselt lükanud omavalitsuse. Siis üks näide veel, et kui me räägime sellest Robin Hoodi programmist, seda me ju ka kõigest väest palusime siit, et pisut nagu eraldi rahastust või paremat rahastust need vaesematele piirkondadele. Midagi ta nüüd siis aitas, aga me ju nägime, et mitte kuidagi ei ole, kas ei ole raha või ei ole valmidus seda raha jaotada, aga kui küsida otse vastus, et kes täna on hea koostööpartner, et kindlasti on siis omavalitsused ja omavalitsuste koostööd Võrumaa Arenduskeskus, ja kes ka väga hästi toimetab, nii et aitäh. Nii, aitäh. Nüüd küsimus on selles, et Riigikontroll on teinud väga konkreetse ettepaneku. Vaadates jõuetust nende varema, ja see on tegelikult üldistatud ka Ida-Viru tegevuskava peale, et kas öelda, et ei ole mõtet ühiskonda petta illusoorse tegevusega ja visata need ka tegevuskavad prügikasti või leida mingisugune töötav moodus, millel on ka mõju siis. Ja ma saan aru, et milline siis on regionaalministeeriumi sisuline vastus sellele, kui on nii-öelda dilemmale, mida Riigikontroll on pakkunud? Ma näen, et siin ongi kaks võimalust. Et kas vaadata need praegused kavad, millele ka Riigikontroll viitab, et sellisel kujul nad ei oma, eks ole, mõju. Kas vaadata need kavad üle, et ja anda neile siis tegelikult otsuse jõud ja katta siis rahastusega, et kui Riigikontroll praegu ütleb, et need Kagu-Eesti tegevuskava on siis üles ehitatud nii, et mitte probleemist lähtuvalt ei ole meetmeid planeeritud, vaid meetmed on lihtsalt sinna kokku pandud, mis juba olemas on, et vaadata see loogika üle, et meil oleks kavad, kus tõesti oleks probleeme adresseerivad meetmed, vastavad mõõdikud kõikidel olemas ja läheneda sedapidi või tõesti siis pakkuda välja mingi muu lähenemine. Et need ongi need kaks varianti. Mul on nüüd kahju, härra ministril on kindlasti mingeid asjatoimetusi, aga kumb variant siis? Et ma küsin nõnda, et tõesti, et ütleme, ma ei tahagi teilt välja pressida seisukohta, kui valitsusel tegelikult, kui vastus on 2022. aasta algusest on kinnitatud see olemasolev tegevuskava, 4 aastat on möödunud, Riigikontroll ütleb, et see on nii-öelda illusoorne ja nüüd siis ministeeriumi vastus sellele on, et kuidas edasi liikuda, et võib-olla on jah, aga võib-olla mitte, et see otsus, aga millele, kes selle otsuse langetab, siis ma küsin nõnda, et me saaksime täpsemalt aru, et selles Riigikontrolli sõnastatud nii-öelda ütleme siis süüdistuses või kohtuotsuses, et kes millal langetab siis otsuse, kumb variant on siis optimaalsem? Ministeerium ja regionaalpõllumajandusminister esitab need ettepanekud või valikuvariandid siis valitsusele ja valitsuses see arutelu toimub. Valitsus siis otsustab. Ma küsin lihtsalt seda, et tegevuskava Kagu-Eesti kohta on koostatud aastani 2030. On vist, eks ole, et 2021. aastast ja rakendusplaanid on siis lühemaajalise, eks ole, vaataga. Et selles ministeeriumi vastuskirjas, mille on allkirjastanud härra Terras, on, et esitan, ma saan aru siis minister, eks ole, esimeses isikus, esitan täpsema tegevusplaani ning vastavad ettepanekud valitsuskabineti aruteluks käesoleva aasta novembriks.
Aga mu küsimus nüüd on, ja see on nagu sümptomaatiline valitsuse tegevuskavades, et on 26. aasta lõpuks on väga palju ülesandeid, kuidas tulevikus teha. Aga mu küsimus on, et kui nüüd kujutada ette, et te valite, ministeerium valib või antud juhul valitsus langetab otsuse, valib ütleme variandi A või B. Ma saan aru, et Kagu-Eesti tegevuskava ja Ida-Viru tegevuskava võib-olla siis tühistada, seda ei ole, ma saan aru, siis variandina välistatud, või leida mingisugune muu moodus tulevikuks. Aga see ju tundub veidike kummaline ajalise planeerimine, et mis on siis paar kuud enne valimisi langetada otsus, mis puudutab siis tegevuskava kohta 2030, et miks on valitud just nimelt niisugune ajaline perspektiiv? No see november on tegelikult ju lõpptähtaeg, et ametkond valmistab ka neid variante ette ja ei saa välistada, et valitsuse lauale need materjalid jõuavad varem. Härra Allas. Teen lihtsalt kommentaar, et see on täpselt see aeg, kui kõik asjad on jälle ühe aasta võrra ära ennem otsustatud, et siis saab ühe aasta võrra edasi lükata. Aitan vastata. Aga ma küsin nüüd, ma võtsin ette Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonilepingu, mis on kevad-suvest 2025. aastal. Seal on kirjas punkt 269. Analüüsime Ida- ja Kagu-Eesti regionaalsed eripärasid, kaardistame probleemid ning valime koostöös piirkondadega välja lahendused. Tähtaeg 1. kvartal 2026. Mõnes mõttes see ju tegelikult ongi see küsimus, mida me praegu arutame, et kas see nii-öelda ülesanne on täidetud, need lahendused on välja valitud ja milles need lahendused seisnevad ja lahendused ilmselt on siis regionaalse eripäraga tulenevate probleemide täitmiseks, see on lühikene formuleering, eks ole, aga millist siis, kui koostöös piirkondadega on arutatud, milline siis see järelm sealt selle tööpinnalt oli? Jah, see tööülesanne on sisuliselt täidetud, seda veel valitsusele esitatud ei ole, aga see on seesama tegelikult idapiiri alade väljakutsete raport, mida me ka enne mainisime. Ja tegelikult, mis selle asja iva on see, et seoses Ukraina sõjaga on Eesti majandus ja julgeolek ja kõik muutunud. Ja tegelikult on ka vahetum piirkond vastu Venemaad, mis on teatud aspektides rohkem mõjutatud ja oleme need probleemid seal ära kirjeldanud ja tegelikult ka Euroopa tasandil on neid probleeme päris mitmes uuringus kirjeldatud, ka need oleme sinna raportisse ära viidanud ja kokku pannud ja meie ettepanek ongi nüüd kuna me valmistame riigiplaani ette, et siis riigiplaanis kindlasti arvestada siis prioriteetide seadmisel ja meetmete planeerimisel siis idapiirialade eriliste väljakutsetega ja suunata senisest rohkem vahendeid nii idapiirialadele kui ka väljapoole Harjumaad, nagu ka enne juttu oli. Et see tegelikult on see sisuline töö, mis on tehtud. Nii, härra Allas. Jah, aitäh. Soovikski küsida, et üks pool on siis see idapiiri meede, mis on iseenesest ju seotud selle sõjaga ja selle probleemiga, et seal väga palju on neid spetsiifilisi probleeme kindlasti, mis tuleb selle meetmega lahendada, mis ikkagi eelkõige sellest Ukraina sõja järelmitest ja tulenevad on ju. Aga küsimus on nüüd sellest, et kas selle riigiplaani koostamisel olete te saanud ka nagu valitsuselt suuniseid, et muid vahendeid nagu prioritiseeritult suunata nende sama Kagu-Eesti tegevuskava ülesannete täitmiseks, ehk siis võttes nüüd võrreldes praegusega selle perioodi nende prioriteetidega, kas need prioriteedid on tõusnud ka muudes valdkondades, et kas selline ülesanne püstitus on teil olemas või ei ole? Aitäh.
Aitäh, see riigiplaani protsess on koordineeritud Rahandusministeeriumi poolt ja ta on planeeritud nii-öelda alt üles, kui ma nii võin öelda, ehk et iga ministeerium tegelikult valmistab ette reforme, kus siis sees on erinevad valdkondlikud prioriteedid, ministeeriumid tegelikult teevad seda ka koostöös. Ka meie oleme riigiplaani mitu reformi ette valmistanud ja üks tegelikult ongi reform, mida me kutsume mitmekeskuseliseks Eestiks, mille põhiiva ongi selles, et arendada tuleb ka teisi keskusi vastukaaluks siis Tallinnale ja Harjumaale. Et muidu me tegelikult seda piirkondade arengulõhe süvenemist ei suuda pidurdada. Ja seal tegelikult me teeme ka ettepaneku, et neid rahalisi vahendeid siis oluliselt rohkem senisest jõuaks väljapoole Harjumaad ja see puudutab kindlasti ka Kagu-Eestit ja Ida-Piiri ala, millest täna ka on juttu olnud. Võib-olla siin täiendan Sigridile, et tegelikult see Ida-Piiri teema algaski meil Kagu-Eesti välitööde raames, ja need kõik ettepanekud, mis sul on nüüd raportisse sisse ja täna ka kell 12 me oleme siin piirkonna esindajatega arutame Ida-Piiri teemasid. Et see on kindlasti sugu tugevas fookuses ja nagu Sigrid ütles, et selle raporti nii-öelda oleme juba ära saatnud ja plaan on viia siis järgmine nädal kabinetti seda otsustega. Järra Allas. Aitäh, et see on pigem ei ole küsimus, vaid on komisjoni esimene ettepanek ja tegelikult selles küsimuses võiks ikkagi proovida, et nii peaminister kui ka regionaal- ja põllumajandusminister ja võib-olla ka siis need olulisemate võtmevaldkonnade ministeeriumid, kes seda arengut mõjutavad, oleksid ka ükskord siin laua taga, sest lõpuks see on see, et miks me seda üldse arutame. Poliitilise tahte puudus on olnud. Et küll ametnikud selle oleks ära vormistanud nendeks meetmeteks ja tegevusteks, aga on rahapuudus olnud ja siis on sellest lähtuvalt on poliitilise tahte puudus ja selle tõttu neid meetmeid reaalselt ei ole, et meil ei ole mõtet lihtsalt omavahel, me võime siin rääkida kui palju tahes, aga siis on vaja ka nendel, kes tegelikkuses vastutavad, ütelda välja, kas neile tegelikult läheb korda üks Eesti kagunurga areng, kas need muredele tuleks täiendavat plaastrit ja abi pakkuda või ei tule. Seda poliitilist sõnumit on vaja, sellest lähtuvad hakkavad tegevused toimuma, aitäh. Aga ma arvan, et see on hea ettepanek, eks ole, et ma saan aru nüüd see Ida-Piiri alade raport, see sisaldab, ütleme, on mingit pidi on fookuse tõuge on sellest Euroopa Komisjoni teatisest, enne kõik on seal ettepanekud siis selle riigiplaani või Euroopa Liidu järgmiste struktuurvahendite rahade teatud erisuste või siis eelistuste kohta eesmärgiga vältida siis laias laastus rahvastiku kadu Ida-Piiri aladel, nii nimetada. Aga kui sellega te lähete valitsusse järgmisel nädalal, siis ma siiski täpsustan üle, et see on ju küsimus, et kas sellisel juhul tekivad otsused valitsuse tasemel, te ilmselt eeldate otsuseid Euroopa Liidu vahendite osas eraldi võetuna. Mis on tegelikult selle kavatsuse siis taotlus? Selle kavatsuse taotlus on esiteks pidada valitsuse tasandil arutelus sel teemal ja teiseks võtta põhimõtteline otsus, kas uuel perioodil rahalisi vahendeid senisest rohkem suunata siis väljaspoole Harjumaad ja Ida-Piiri aladele. Ma küsin selle kohta täpsustuseks, et kuidas see läheb kokku siis seda on väga raske nüüd lahutada valikuna sellest Kagu-Eesti tegevuskavast, Ida-Viru tegevuskavast, et kui valitsusele on, ütleme, härra ministri saadetud kiri ütleb, et novembris arutame seda, kas on vaja tegevuskava, aga siis kui see aruteluks tuleb mais, eks ole, enne siis neid struktuurvahendite heakskiitmist, arutame neid, mis on veidikene teise fookuspüstitusega, seal ka enne kõik paljuski julgeolekuline seal piirialad, eks ole, arutame seda, et kas need asjad, ütleme, ja ilmselt ma saan aru, nende mõlemad otsuste ettevalmistajad on samad inimesed, vähemalt suurusega ma kahtlustan praegu, mis on väga sümpaatne, aga et miks need asjad siis kahe korrusega on?
Kui valitsus nii leiab, et neid asju tuleb arutada koos, siis me saame neid arutada ka koos, et hetkel tegelikult see idapiirialade raport valmis lihtsalt varem, see oli ka Vabariigi Valitsuse tegevusplaani tähtaeg ja see on meile täitmiseks. Ma võib-olla täpsustan, et Riigikontroll ei näita ainult ühe tegevuskava nõrkust, vaid süsteemset nõrkust. Et see idapiiri, ma selles mõttes, et me läheme täna valitsusse, et meil ongi ju 4 etappi, et üks on see, et otsused ja mõõde peaks olema valitsuse tasemel, strateegiline tase, teine on eelarve otsustesse, peaks jõudma regionaalvaade, investeeringute suunamisse ja kõigi valdkonnapoliitika kujundamisse. Täna see idapiiri raport, et täna me lähme spetsiaalselt ju riigiplaani nagu eelarveprotsessist rääkima, sellepärast, et see ajastus peaks olema praegust, sellepärast, et sügisel ju Rahandusministeerium läheb ka samamoodi valitsusse saama mandaati komisjoniga läbirääkimiseks, pluss veel siis eelarve jaotused, et see on see võtmetähtsusega ajaline nihe. Ja ma võib-olla siinkohal siis täpsustan ka selle üle, mida me oleme täna ka korduvalt öelnud, et riigiplaani kontekstis me ikkagi räägime sellest, et me suuname neid ressursse väljaspoole Tallinnat ja Harjumaad, mis katab kõiki erinevaid piirkondi, kus meil on probleemid, nii need kagupiirkonnad, idapiirkonnad, aga meil on ka teistes teatud piirkondades teatud teenuste muresid. Ja see mandaat tegelikult, mida me järgmine nädal läheme küsima, ongi see, et riigiplaanis arvestada seda, et Harjumaa ja Tallinn on üks piirkond ja ülejäänud Eesti on teine piirkond ja sealt edasi tulevad juba need kokkulepped, meetmed, kõik muu sinna peale pärast seda, kui see põhimõtteline otsus on olemas. Nii, härra Allas. Aitäh, et kindlasti ongi oluline, et paljud mured üle Eesti ju kattuvad, aga sellest hoolimata on siiski, nagu me nägime sealt ka tabelis, mis siin ministeeriumi poolt näidati, mingid näitajad on kagus väga-väga punased, selles pärast on ka see Kagu-Eesti tegevuskava tehtud ja sinna nagu on vaja tegelikult nende probleemide likvideerimiseks ka pisut ikka reaalselt vahendeid, et mitte ainult, et kõigile, siis me jõuame täpselt sinna sama välja, kus me praegu alustasime, aga ma toonks ühe väikse näite, et tõesti ühe positiivse näitel oli see kompetentsikeskuste meede millalgi, ma näitan järjepidevuse puudusest ka riigi tasandil, kompetentsikeskuste meede, neid rahastati, neid tehti ära, Kagu-Eestisse võtsime eest omal ajal, et on puidu kompetentsikeskussenter Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures. Nii, ja reaalsus on täna nii, et tänaseks nüüd ei ole enam kuskilt leida meedet, kuidas seda rahastada. Et lihtsalt ei ole. Et see minu näiteks laua peal ka eile õhtul tegelesin selle teemaga, et leida mingigi võimalus, et siis nüüd aastaid on panustatud mujal pool maailmas, aastaid, kui sellised kompetentsikeskused valdkonna spetsiifiliselt, siis nii riik, omavalitsused, kõik jätkuvad sinna panustavad, aga Eesti variant on see, et on, ja siis, kui juba hakkab peaaegu normaalselt tööle, siis kaob rahastus ära. Aitäh. Ma tulen selle juurde, et siin te mainisite ka Kagu-Eesti valitsuskomisjoni. Millal see viimati kogunes? Ma võin eksida, võis olla detsember või november möödunud aastal. 16 detsember, jah. Aga mis selle komisjoni siis hinnang on sellele, kas tegevuskava, kas see käsitleb ka seda, arutab ka see komisjon, seal on väga palju inimesi, eks ole, peaministri nõunikke, kes kõik on koosseisus. Kas see komisjon, kas sellel on ka mingisugune väljund tekkinud selles arutelus, mida teha tegevuskavaga või õigemini tegevuskava jõustamiseks ja seesama näiteks need piirialade küsimus, mis puutus seda raportit? Ma korraks täpsustan, et me ise kutsume seda ka Kagu-Eesti komisjoni. See on Kagu-Eesti piirialade inimeste, aga mis täna on see eufemistlik, on seotud piirilepinguga, aga tegelikult jutt käibki piirialadest, nii nagu oli ka teie viide aprillikuu raport. Ma seda tahtsingi öelda, et selle komisjoni ruumiline fookus on olnud kitsam. Setomaa ja see piirkond. Setomaa vald on ju. Aga ka seal komisjonis samamoodi detsembris tegelikult seesama idapiirialade problemaatika, need samad teemad, see raporti ettevalmistus, Kagu-Eestile suunatud meetmed,
et need samad teemad käivad sealt komisjonist samamoodi läbi, aga jah, ta võib-olla just selle ruumilise nii-öelda mõõtme mõttes ta kogu Kagu-Eestit ja kogu idapiiri ala ma tänasel kujul ei kata, et see natuke ilmselt suunab ka neid teemasid, mis seal jutuks on. Ja fookuses on olnudki julgeolek ja piirikorraldus, taristuühendused ja kogukonna heaolu, et need on need fookused, kus need arutelud tavaliselt on. Härra Allas. Jah, et üks mõte ka, et jälle seoses Ukraina sõjaga ja kõige, kuna probleemid, kui nad kuskil on, siis seal nagu üle-eestiliselt on probleemid suuremad, siis seal kuhjuvad nad veel rohkem. Ehk siis tegemist on ka sellise julgeoleku vaatega, et võib-olla ka näiteks nagu Kaitseministeeriumi valdkonnast ootaks nagu rohkem tähelepanu selles suhtes, et kui harjutusala on, et siis võiks ka olla rohkem, et me oleme korduvalt ka erinevates töökomisjonides seda kuulnud, et ministeerium tegeleb oma kitsa asjaga, ehk siis selle kaitsekorraldusega, aga see, et seal piirkonnas mingid sellised pinged tekivad, et sinna võiks ka suunata Kaitseministeeriumi valdkonnast ressursse töökohtade loomise spetsiifilisi, et siis see ei tundu, et ühesõnaga nende silotornid ei tee koostööd ja see arusaam, et Eesti on tervik ja probleemid on tervikud, on nõrk. Et see on nagu see väike veel, et ikkagi asjad algavad sellisest heast ja õigest diagnoosist, et osa sellest diagnoosist. Sellesse niimoodi riigiplaani, struktuurvahendite kavasse, regionaalministeeriumi taotlus, kui suur on rahaliselt siis see on nüüd väga üldistatud, aga regionaalpoliitikale. Nominaalsummas. See taotlus on meil tegelikult kaheosaline, et see reformi osa või see osa, kus me taotleme seda läbivat põhimõtet kõikidele ministeeriumidele, et kõik ministeeriumid oma meetmete disainil siis arvestaks või plaaniks nii, et rohkem raha läheb väljaspoole Harjumaad. See on siis üks selle taotluse osa ja need meetmed, mida me selle toetamiseks ise oleme välja pakkunud, need valdkonnad, mis vajaksid sellist teravamat tähelepanu, on meil praegu hinnatud 603 miljonit. Aga see reform on kindlasti laiapõhjalisem, mis tähendab, et elaniku kohta toetusi peaks senisest rohkem. Täna siis elaniku kohta toetusi jaotub umbes võrdselt Harjumaale ja väljaspool Harjumaale. Aga kui ma tohin küsida, et see 600 miljonit eurot taotlusena, oskate tuua mingeid tegevuslikke näiteid, et milles see seisneb, te kirjeldasite siin, et keskuste, ütleme siis tasakaalustuskeskused, nimetame nende tekitamine siis Tallinna kõrvale? Meetmete tasandile me ei ole praegu liikunud, aga meil on sellised 3 võib-olla suuremat suunda. Üks on siis piirkondade konkurentsivõime tõstmine, mis siis tähendab väikeettevõtete toetamist, ettevõtluskeskkonna toetamist, siis kindlasti avalike teenuste kvaliteedi tagamine, omavalitsuste võimekuse tõstmine, et see võimekuse pool on ka väga oluline nii teenuste kvaliteedi hoidmiseks kui ka siis tegelikult selle sama Euroopa Liidu raha kasutamise võimekuse hoidmiseks. Härra Laas. Et toon ka ühe näite, et Kagu-Eestisse või teistesse veidi kehvemal järjele olevates Eesti piirkondadesse investeerimine ei ole alati miinusmärgiga riigieelarve mõttes. Et kui me vaatame tänast Eesti olukorda, kus siis kahes väikses või nii ruumiliselt väikses, aga rahvaarvu poolest suures punktis on vaja tohutul kiirusel lasteaeda ehitada, siis ju kõikides ülejäänutes kohtades hakkavad kohad vabaks jääma, neid ei peaks ehitama, ei peaks ressursse kasutama, riigi ressursse igasuguste uute infrastruktuuri taristute välja rajamiseks, rääkimata sellest, et kas need inimesed seal põldudel siis ikka väga õnnelikud on või nad 10-15 aasta pärast saavad aru, et tegelikult ei olnud see õige otsus, ehk siis tegelikult investeerides kaugematesse piirkondadesse, aidates sinna töökohti ja elukeskkonda hoida, hoiab ka riik teistpidi raha kokku. Aitäh. Ma küsin nüüd juurde, et on erinevad ka konkreetseid otsuseid, et tajuda nende regionaalpoliitiliste tagajärgi. Regionaalministeeriumi ettepanekul on otsustatud erastada Omniva. On niisugune otsus langetatud. Ja ma vaatan, et nüüd on küsimus sellest, mis on tekitanud probleemi, et Omniva enda hinnangute järgi lehtede kojukanne on
Selleks on riigiabina ette nähtud 1,5 miljonit eurot aastas, veidikene rohkem. Aga tegelik efektiivne ristsubsideerimine sellele on 3 korda kallim sellest, mis aset leiab siis Omniva majandustegevuse käigus, mis on üle, suurus kokku moodustab siis 4 aasta perspektiivis ligi vähemalt planeerituna tänases olukorras ligi teenuse sallimisena selle kvaliteedina ligi 16 miljonit eurot. Et mu küsimus on, et kas Regionaalministeerium planeerib, lehtede kande mõttes siis, selleks, et see, ütleme, kas öelda, et see on turudünaamika küsimus nende lehtede puhul siis kanne, või B, et see, et kui nüüd oletame, et 26. aastal ka viiakse ellu erastamise otsus, siis te planeerite täiendavalt siis selle 15 miljonit eurot riigieelarve koormuseks järgmistele aastatele selleks, et tagada see teenus. Mis on, hakkab juba liginema suurusjärgus sellele rahale, mida Omniva erastamise tulu tõenäoliselt riigieelarvesse laekuks. Milline on Regionaalministeeriumi kavatsus, proua kantsler? Jah, seda küsimust me hiljuti arutasime ka Omniva ja meediamajadega majanduskomisjonis Riigikogus ja Omniva ja perioodikaväljaanded on mõlemad ka tunnistanud, et tegemist on tõepoolest kahaneva turuga, mis tähendab, et kojukande ühiku hind tulevikus läheb ilmselt kallimaks mingis punktis võib-olla 10, võib-olla 15 aasta pärast. Ilmselt see turudünaamika muutub veelgi ja Omniva ja meediamajad on siis tegelikult ise prognoosinud mahtude pealt, et see täiendav dotatsiooni vajadus järgnevaks 5-6 aastaks küündib tegelikult sinna 3 või 4 miljonini. Et selline on nende ühiste prognooside alusel kalkulatsioon. Hetkel on tõepoolest see süsteem nii, et regionaal- ja põllumajandusminister siis selle riikliku dotatsiooni taotleb siis riigieelarvest iga-aastaselt ja eks me peame selle muutunud prognoosiga oma riigieelarve taotlusel ja kulude planeerimisel arvestama. Et kas see raha valitsuse tasandil leitakse või mitte, et sõltub siis valitsuse otsusest ja riigieelarve seisust. Huvitav küll. Tähendab, ma tulen nüüd sellele tagasi ja mitte põrmugi kuidagi nii öelda süüstamata, et te olete loomulikult, valitsus langetab otsuseid aga nüüd otsus langetati Omniva erastada. Nii, selge. Omnivast laekub mingisugune ühekordne tulu riigieelarvesse, see on 20-30 miljonit, suurusjärgud, eks ole, eks see sõltub siis huviliste pakkumusest mingil kujul. Ja nüüd ma saan aru, et otsus või lähtehoiak on praegu ministeeriumil, et selleks, et see teenus säiliks samal tasapinnal, kuna see ristsubsideerimine võimalused lõpevad ära, ka postiteenuse seaduste eelnõuga reeglitega, mis menetluses on, et see 3-4 miljonit aastas, mis on siis, ütleme hästi, siis 16-12 miljonit, ma tuginen ka nende meediaorganisatsioonide Omniva enda analüüsile, et see siis järgmisel riigieelarve strateegia 4 aastal pannakse täiendava miinusena riigieelarve strateegiasse. Et selle on valitsus otsustanud. Et ütleme siis, ühekordset tulu laekumisest erastamise puhul laekub, oletame, et 20, võib-olla 40 miljonit, ma ei taha siin, ja samas suurusjärgus tuleb järgmiseks eelarve strateegia perioodiks kulu. Täna neid otsuseid tehtud ju ei ole. Nagu Sigrid ka vihjas, siis tegelikult on see järgnevate valitsuse otsuste küsimus. Kas eraldada seda raha või tuleb seal võimetada turutingimustel? Täna me peame ka arvestama seda, et see 1,5 miljonit, mis on senine subsideerimine olnud, on ka juba baaseelarves. Ehk siis see juurde tulev osa tegelikult ei ole 3 või 4 miljonit, vaid on see lisasumma, kas siis 1,5 miljonit või siis see edasi.
Täna, nagu Sigrid ka mainis, on iganädalaselt praktiliselt diskussioonid ka meediamajadega teenuse nii-öelda osutamise osas ja teenuse taseme osas. Samamoodi, nagu te ise väga õigesti vihjasite, et kas on ka turutingimused siia sisse arvestatud. Et need diskussioonid jätkuvad ja kui sealt on konkreetsed ettepanekud, siis need on need, millega me läheme valitsuse laua taha ja kus on valitsusel siis otsustuskoht, milliseid kulusid ta on valmis juurde võtma riigieelarvesse. See on selles mõttes keerukas, kuna praegu on langetatud nagu üks otsus ära erastada. Mis on sellega kaasnev kulu, nii-öelda alternatiivkuluna, et kaaluda selle otstarbekust, seda valitsus veel otsustanud ei ole. Ja siis tegelikkuses see otsus nüüd langetatakse siis, ma saan aru, et erastamine realiseerub vahetult enne valimisi ja siis ka vahetult enne valimisi võetakse vastu otsus nendeks alternatiivkulude kohta naeratades enesekindlalt järgmiseks 4 aastaks. Saan ma nii mõttekäigust õieti aru korrektselt? Selles suhtes, et jah, nad on nii-öelda paralleelprotsessid, aga eelkõige on see protsess küsimuses sellest, et mis on see erastamise otsus lõpuks. Täna me oleme läinud edasi selle nii-öelda erastamise eeldokumentatsiooni kokkupanemisega, aga mis see lõplik otsus on, seda me ei oska ju hetkel ennustada veel. Nojah, aga otsus, ma loen ajakirjandust, eks ole, seda, et otsus on ju erastada ja teha seda, ma ei tea, lähemate kuude perspektiivis, kui ma ette saan aru. Et vähemalt nii on see ajakirjandusele avalikkusele kommunikeeritud valitsuse otsus. Aga ma tulen selle juurde tagasi, et postiseaduse muudatused samas, mis ongi nii-öelda siis enabler, võimaldaja selle erastamise puhul, need on parlamendi menetluses. Mis üks asi on, nüüd me rääkisime posti teenuse hinnast, aga näeme siis, seome sellega siis mentaalselt Kagu-Eesti ja piirialade inimeste kättesaadavusega, et milliseks siis te prognoosite seda hinnataset juhul, kui on erastamine läbi viidud ja on rakendunud siis turupõhine hind, mis ongi osaliselt rakenduv selle ajalise kaitseklausliga 50% turupõhisest hinnast kandeperioodil 26/27, eks ole. Et milliseks siis lähiaastatel see tuleb? Et kas siin ei ole olukorras, kus tekib see turupõhisuse loogika, ei ole veel täiendav surve selleks, et kui vastata küsimusele, et kas see teenus sellisel kujul tagada, et täiendav surve siis doteerimiseks? Kõigepealt ei tasu seda unustada, et praegused lepingud, mis Omniva on sõlminud nii riigi kui meediamajadega jätkuvad, eks ole, ka peale erastamist, et kui erastamine toimub, need kohustused liiguvad siis ostjale üle. Nüüd, milliseks see hind täpselt kujuneb, täna küll ei oska öelda eurosendi täpsusega. Selge on see, et kui hetkel on dotatsioonivajadus riigi poolt just perioodika väljaannetele, siis dotatsioonivajadus suure tõenäosusega perioodika vaates ära ei kao. Et seda saab öelda. Ja see, kui suur see dotatsioonivajadus lähiaastatel on, seda ma ka enne mainisin. Mu küsimus oli see, et ma pean silmas nüüd universaalset postiteenust, mis ei ole siis lehtede kojukanne selles loogikas, et tõepoolest 29. aastani see hankeleping liigub üle erastatud ettevõttega, kui see ettevõte erastatakse, kuid hinnastamine muutub juba turupõhiseks, eks ole, ka selle lepingu tingimuste sees, nii nagu ma sellest postiteaduse muudatust aru sain. Ja minu küsimus ongi, et milliseks siis, ja siin minu küsimus ongi, et kas siin on olemas mingisugune hinnataluvusläviga, kus tegelikult ükskõik pärast valimisi, mis siis otsust langetatakse, aga on selge, et ta ei saa kerkida utoopiliseks. Olgugi, et see objektiivne kulu siis on kõrgem, eks ole, eriti regionaalselt. Et mu küsimus ongi, et milline see täiendav hinnatase võib siis olla 4 aasta perspektiivis? Mõõdame lihtkirja või mõõdame konsolideeritud kogu kirjaturgu, mis ennestmõistetavalt on kahanev? Aitäh, sain nüüd aru, et UPT kohta käis küsimus.
Ja turupõhine hind, eks ole, tähendab seda, et on võimalik siis sisendkulu hinda kanda ja sinna peaks jääma ka mõistlik kasumimarginaal. Nüüd Eesti Post on ise hinnanud niimoodi, et lihtkirja siseriikliku saatmise hind ei saa ületada väikepaki saatmise kulusid. Sellise hinnangu on Omniva ise andnud. Täna Konkurentsiamet universaalse postiteenuse puhul, kui Eesti Post teeb hinnatõusu taotluse, Konkurentsiamet siis teeb vastavad soovitused selle põhjal regionaal- ja põllumajandusministrile ja Konkurentsiamet on hetkel näinud, et see hind võiks olla lihtkirja puhul näiteks 2,2 eurot. Et see on see, mis täna võiks vastata siis nii-öelda turupõhisele hinnale, et ilmselt ta sinna kanti kuhugi võiks jääda. Aga ka edaspidi Konkurentsiameti roll tegelikult tugevneb ka selle hinna määramisel ja järelevalve jääb samamoodi Konkurentsiameti kätte. Aga millal te plaanitakse aga väikepaki universaalne postiteenus hind kokku on siin käibemaksu vabalt riigisiseselt on 9 eurot. Kui te ütlesite, et valem, mida Omniva ütleb, on, et väikepaki hinnaga kirja saata, et ei saa ületada väikepaki hinda, et ilmselgesti, aga siis minnakse ju turutingimustel üle selles loogikas, et väikepaki hinna loogika on ju, pakivedu on erinevad sektorid. Ma ei tea, mis hinnakirja te vaatasite, et Omniva on siin rääkinud 2,5, võib-olla 3 eurosest väikepaki hinnast. Vabandust, ma rääkisin tähtsaadeti sinna pakist, millel on siis turvalisus kättetoimetamise kulu. Ja. Arusaadav. Aga mu küsimus on nüüd, täpsustan üle, et kas siis meil on teie plaan on siis, tähendab, te mõtlete, et Omniva ütleb, et väikepaki kättetoimetamine kulleriga või postkontoris või siis postikeskusse. Mis hinnataset seda Omniva peab silmas? Me oleme rääkinud pakiautomaadi hinnast. Et kiri koju peab olema odavam või sama hinnaga, on Omniva väitnud, et see on turupõhisuse loogika, kui väike pakiautomaati. Et ta ei saa minna kallimaks kui väikepaki hind pakiautomaadis, kuna tegelikult sisuliselt avaneb võimalus ka kasutada sama võrku kirja kandmiseks. Arusaadav, siis see on kiri pakiautomaati tegelikult siis. Et kavatsus on, siis kiri läks pakiautomaati. Läheb pakiautomaati, inimene nii, eks ole, see on siis, või nende kirjade koondamiskeskusse, nagu see mõttekäik on, arusaadav. Aga ma tänan kõiki kutsutuid, ma arvan, et Riigikontroll püstis väga relevantse probleemi ja mul on palve, et ma arvan, et siin on tõesti see vajab jätku arutelu, lepiks kokku, et kutsuks siis ka valitsuse esindajad, valitsusjuhi, ma arvan, et siin on mõtet arutada seda koos ka Ida-Viru tegevuskavaga. Palve on, et kui nüüd ma sain aru, et valitsusele kavatsetakse regionaalministeeriumi poolt esitada ettepanekud, mis puudutavad siis seda piirialade, selle raporti otsuse projekt, et see esitada ja siis ka kui regionaalministeeriumil on plaanis siis ka need ettepanekud formuleerida, mis on seotud siis, mida on lubanud regionaalminister hiljemalt novembriks, nüüd varem, siis paluks ka meil esitada, aga ma arvan, et lähemas tulevikus me planeerime siis sisuliselt selle arutelu. Ja kui te saate ka kättesaadavaks meile teha, siis selle taotluse, mis on siis, mida te olete esitanud riigiplaani, mis puudutab regionaalpoliitika vahendeid. Aga mu küsimus on, et kas te kujutate ette, et üldkuppel
et 43% peab minema rohepöördele ka teie regionaalmeetmest. Te selle üldkupliga arvestate või te leiate, et see raha peaks olema seda mitte ignoreeriv, aga sellest väljas, arvestades kogu struktuurvahendite raha? See arvestus käib, seal on oma põhimõtted, et ühe näitena, et arvestuslikult kõik need meetmed, mis tehakse piirkondlike strateegiate alusel, on need siis liiderstrateegiad, maakonnastrateegiad, see arvestus on see, et nendelt meetmetest loetakse, et need panustavad kohe 40% sinna kliimaeesmärkidesse, et selles mõttes need regionaalsed meetmed nagu panustaksid ka ühtlasi sinna kliimakohustusse või see kliima 43%. Sõltumata sellest, milline on nende tegelik otstarve? Jah, et seal on lihtsalt lihtsustatud metoodika, mida Euroopa Komisjon kasutab. See sõltub nendest eri eesmärkidest või toetatavatest tegevustest. Ei, see sõltub loomulikult eesmärkidest. Põlevkivi tehase ehitamine ilmselt sinna ei võetaks kliimaeesmärk. Teatud meetmetel on 40% kliimapanust, teatud meetmetel on 100%, need regionaalsetel meetmetel on see 40%. Ja, olukord on väga tõsine, et tõepoolest Riigikontrolli tähelepanekud on siin väga relevantsed. Aga millal Omniva koha pealt valitsuskava või millal te kavatseb regionaalministeerium esitada siis oma ettepanekud või see jääb siis eelarve menetlemise käiku, kus te palute siis teete ettepaneku lisaraha eraldada riigieelarve strateegiasse? Või te olete need juba esitanud? Meil on plaan lähiajal valitsusse minna, küll kuupäev ei ole veel täpselt paigas. Ei oska seda öelda. Minna selle ettepanekuga, mis puudutab siis perioodika kojukande lahendusi. Kuidas te ökonomiseerimisküsimusena, et ma mõtlen, et kui valitsus langetas otsuse Omniva erastamise kohta, et kas siin on risk, et see tegelikult kulu, mis kaasneb alternatiivkuluna, mida siis teenust tuleb osta, võib olla ületada mingis ajalises perspektiivis. Siis on laugjas, eks ole, me eeldame seda inimkäitumise ja põlvkondlike tarbimisharjumuste loogikas. Aga et võib ületada saadava ühekordse tulu. Kas seda probleemi regionaalministeerium ka hindas? See on ju väga suhteline küsimus, et mis perioodi peale seda kulu hinnata. No ongi see, et ma müün oma auto maha ja sõidan 5 aastat taksoga, et küsimus, mis on kasulikum? Mis saab olema müügitehingu hind? Kas see pakkumine on piisavalt atraktiivne riigile, et see ostu või müügi otsas lõpuks teha, et siin on väga palju selliseid lahtisi asjaolusid, et päris keeruline on sellele küsimusele praegu vastata. Kes tegeleb nende lahtiste asjaoludega, kuna lihtsalt valitsus on otsuse langetanud, poliitse otsuse langetanud, suunise andnud, Omniva ettevõtte on loomulikult ka on entusiastlik, eks ole, selles mõttekäigus ettevõtte esindajad, et kes neid lahtisi asjaolusid hindab ja siis selle asjaolude otsustusinfo eest vastutab? No kõik olulised arutelud on tegelikult täna osapooltega ju laual, et postiseaduse muudatus, mis tegelikult on erastamise eeldus, mis muudab seda rahastamise süsteemi, on hetkel Riigikogus, arutelud toimuvad, eri osapooled on laua taga. Samamoodi me eraldi ka meediamajade ja Omnivaga arutame eraldi perioodika kojukande tuleviku küsimust, et mis need võimalused ja soovid seal on. Ja meie ministeerium siis viib need valikud valitsuse lauale. Mis puudutab perioodika küsimust. Ja valitsuskabinet langes otsuse teie ministeerium memo pinnal, mis oli siis tegelikult omaniku esindaja käsitlus selle kohta, et erastamise kohta. Mis oli märtsikuus, ma arvan, vist või aprilli? Me tegelikult erastamise protsessi abistamiseks on olnud ka õigus- ja majandusnõustajad juures juba siin alates sügisest. Ja tegelikult see ekspertiis on siis nõustamise näol kõrval. Ja samamoodi seda erastamise protsessi praegu siis nõustajad vaatavad ka seda poolt, et ettevõtte poolt oleks kõik ettevalmistused siis vajalikul tasemel tehtud. Arusaadav. Aga nõustajad on tellinud regionaalministeerium või nõustajad on tellinud Omniva? Regionaalministeeriumil on leping nõustajad. Ja kui ma tohin küsida, kes see nõustaja on? See on konsortsium erinevatest ettevõtetest,
LX Raidla, Redgate ja keegi kolmas oli veel. Arusaadav, jah. Saan täpsustada, et saata. No selge. Härra Allas. Jah, aitäh. Tahtsin küsida ka, et kuidas praegu siis täpsemalt selle Omniva puhul on, et kulu, kas siis nii ütelda perioodika või ajalehtedele on siis, või ühesõnaga, kas ajalehed maksavad siis nüüd Omnivale kui palju, kas igal pool ühe hinnaga või erinevates kohtades või kuidas see tänane loogika hetkel on? Et no näiteks kui keegi soovib oma ajalehte laiali viia Eestisse, et kas siis Tallinnasse vedu versus vedu Võrumaale? Ja hinnad on erinevad, et see dotatsiooni eesmärk tegelikult ongi, et maapiirkonnas ei peaks maksma kojukande eest kallimat hinda. Seda nüanssi ma ei tea. Üks mõte lihtsalt, et loogika võiks olla väga lihtne, et kojukande hind konkreetse siis ühiku kohta on igal pool ühesugune ja palju siis turg annab siis selle näite, kui palju tuleb peale maksta ja doteerida. Ehk siis, et kojukanne ei tohiks olla erinev nii ütelda Tallinnas või Võrus või Võrumaal. Aga täna see ongi jah, selle dotatsiooni eesmärk just. Nii, selge, ma tänan kõiki, komisjon võtab teadmiseks, tunnustab siis kontrolli selle tehtu eest ja tänu Regionaalministeeriumi esindajatele ja me tuleme selle teema juurde tagasi. See teema on oluline ja praegu jäid väga teised küsimused õhku. Ma palun, et te komisjonile saadaksite ka selle materjalid, mis puutub siis Omniva erastamist. Aitäh!